kuna esimeses osas sidusime inliner rakendust, siis nüüd teises osas näitame, kuidas siia ette siduda tiiserit ehk siis putukat, nii et nii on. Nii, inlineri me juba sidusime valmis, järgmisena siis sügisesel või talvisel perioodil mina seon ette tavaliselt ka lisaputuka, et talvine kala tuleb kalda alla siis toituma, siis valdavalt ta toitub kammarusest ehk siis kirppäist ja kui ta seda räime asja ei leia, siis see putukas nagu läheb tunduvalt paremini talle külmal perioodil peale. Aga kuidas seda siia ette rakendada? Võtate selle sama läbimõõduga lipsumaterjali, millega te siis või mille peale te inlineri sidusite. Lõikate siit jupi ära. See putukas võiks jääda mingi 5 kuni, ma ei tea, 10 sentimeetrise jupi peale tolknema siis. Ühesõnaga lõikate selle jupi ära sealt, võtate enda inliner rakenduse, panete selle lõigatud monojupi siis sellega kohakuti siia. Pikem osa jääb ülesse poole ja sinna külge te seote ka selle putuka pärast. Aga kuidas nüüd seda siia külge sõlmida, on ta teil kohakuti pandud, võtate selle lühema lipsujupi, liinid on kohakuti ja nüüd teete siia sihukese aasa, mõlemad liinid on kohakuti ja nüüd panete selle lühema jupi siit samast aasast 3 korda läbi. Nii. 1, 2 ja 3. See tuleb ka siis teete märjaks ja tõmbate lihtsalt kokku. Sellel sõlmel on mingisugune nimetus ka, mina seda nimetust hetkel tõesti ei mäleta. Aga mis te nüüd omale saite, on see, et te saite selle lühema jupi lõikate siit ära. Saite endale sihukese sõlme, mis libiseb nüüd selle inliner rakenduse liini peal. Ja selle asja nagu mõte on nüüd see, et kui te saate kala külge, siis see putukas jookseb kohe siia landi juurde ja ei teki seda momenti, et see lant takerdub teile kuskile põhja. Võib ka neid putukaid siduda kuskile üles rõngaste või pöörlate külge, aga siis tekibki see moment, et kui saate kala putuka külge, meil on meetrine või poolemeetrine jupp, mille küljes on lant ja siis see lant lihtsalt takerdub sinna põhja. Nii et tehke libisev sõlm sinna. Nii, kuidas me nüüd rakendame selle putuka siia? Selleks me kasutame Rapala sõlme, teeme aasa, tekib aas, siis paneme putuka. Teil see asi nüüd siis niimoodi. Nüüd võtate siit teest kinni, pigistate kokku ja siia selle silmuse ette teete 1, 2, 3 tiiru jälle. Märjaks ja siin on nüüd see koht, kus see lühem lipsu jupp nüüd, mis teil näbus on, see tuleb panna siit mõlemast aasast läbi, tõmbate kokku. YouTube'ist leiab, Rapala sõlm on selle nimi ja siis jääb see putukas teile sihukese lahtise aasa peale mängima ja see annab talle siis vees sihukese vabama omaduse ja mängib nagu vabamalt. Kogu asi peaks välja nägema niimoodi. Ja nüüd, kui kala saate siia selle putuka külge, jookseb ta siia, lant ei takerdu põhja.